Valulik menstruatsioon võib olla seotud 3 tasandil. Kas kõik korraga või siis üks nendest? Näiteks suguvõsa programmid. Suguvõsa naised on kannatunud naistena, pole olnud õnnelikud naistena suhetes, pole olnud sellist naiselikku õnne. Või siis on kogenud vägivalda või on kaotanud lapsi. Ehk siis teema, mis on seotud naiseks olemisega, laste saamisega, laste kaotamisega. Ja võib-olla sa kannad oma esinaiste valu. Kui nemad ei ole seda läbi elanud, siis sina justkui näitad, näe vaadake, siin on see valu. Ja üritad nende ees seda lahendada, kuid me ei saa oma emasid, vanaemasid aidata. Me saame lihtsalt tunnistada seda, mis oli neil, tänada neid nende kogemuste eest ja selle eest, et nad said kuidagi hakkama ja sest sina ju elad. Ning proovida luua oma õnne, elada oma elu. Teine tasand võib olla seotud menstratsioonitsükli endaga. Meenuta, milline oli sinu esimene menstratsioon, millised kogemused sul on olnud menstratsiooniga, kuidas sa suhtud menstratsiooni. Näiteks võib-olla, kui oli esimene veritsus, siis võib-olla sa ehmusid või sel ajal toimus su elus, sinu perekonnas midagi negatiivset ja see siis mõjutas sinu tsüklit. Ehk siis, kuidas menstratsiooni suhtud? Võid teha sellist harjutust nagu järjest üles kirjutada, mis vastused tulevad. Menstratsioon on ja vastad. Näiteks menstratsioon on valus, menstratsioon on piin või menstratsioon on räpane. Ehk mis vastused sul tulevad ja nende uskumustega siis tegeleda. 3. teema võib olla seotud sinu praeguse eluga, võib-olla sinu partnerlussuhtega. Et kuidas sa ennast tunned suhtes olles, kuidas sa ennast tunned naisena, kas sa tahad rasestuda või pigem kardad seda. Võib-olla viimaseks küsiks su käest, mida see valulik menstratsioon lubab sul mitte teha? Millist kasu sa saad, et su menstratsioon on valulik? Kõik head!